Sete Klaab. Alustav on reede õhtu, mõni minut üle kella 6 on õige aeg ja Raid ja Sven Arusa nüüd järgmised 2 tundi stuudios. Ja tere tulemast kuulama tantsumuusikasaadet, kus me siis mängime värsket tantsumuusikat, tänaimune tantsumuusikat, pisut vanemat tantsumuusikat ja jagame ka klubipileteid tänaseks õhtuks Eestimaa klubides. Nii nagu meil see ikka reede õhtuti kombeks on ja täna vaadates klubilisti siis tundub, et võrreldes eelmise nädalaga on mõned ööklubid jälle ellu ärganud. Ilmselt oli siis aastavahetuspidu mõnel klub. Testime seda aparaati, vaatame, kuidas ta filmib. Praegult istub lihtsalt kõrvalistme peal puidu statiivil. Sõidame autoga, vaatame, kuidas ta rapub ja kui hästi ta nagu toimetab. Arvatavasti homme läheb ta metsa Kotka juurde. Tahvliga saab juhtida, liigutada, panna filmima, pildistama. Vaatame, kas siis akud peavad vastu ja kuidas sellega on, et äkki õnnestub saada lainurgaga Kotka söömine ka kaadrisse. See oleks ka väga lahe. Ilmselt vähesed on teinud niisugust lollust, et lainurgaga kotkaid või kotka kaklusi filmida. Vaatame ja loodame, et äkki läheb kõik hästi. Aga eks aeg näitab. Hetkel tuleb testida, et kaua see filmida saab ja kuidas ta üldse toimib. Tükk aega võttis aega ennem, kui ta nagu korralikult liikuma sai. Või tööle. See on ta üks sitt nurk, et jah. Või ma ei oska äkki, või asi on selles. Aga jube kaua võttis aega näppida, et ennem kui selle jubina tööle üldse sai korralikult. Siin on head augud, et siis ongi näha, kuidas see gimbal töötab. Töötab nii nagu droonil või on äkki isegi parem. Siiamaani tundub küll, et on päris hästi istub siin. Aga jah, tähtis oleks teada saada veel, et kaua see pagana aku kestab. Kui ma ta varjesse viin, ma ei saa seal käia platsi peal, et oodake nüüd poisid, et ma vahetan akud ära ja siis tulge, kakelge või sööge edasi. Et see on niisugune riski business, vaatame, mis saab. Aga kui see kõik toimib ja kotkad tulevad ilusti õigel ajal, enne kui aku täisi lüüaks selle saanud, siis see oleks küll vast kõige meeldivam pilt ja et saaks nii lainurgaga lähedalt kotka kakluse peale või söömise või maandumise või midagi sellist. Aga eks paistab. Praegu sõidame koju, laeme akud täis ja testime seda kodus natukene, vaatame neid seadeid ja eks siis aeg näitab. Miks ma räägin ja lobisen siin, et vaadata, et tal nagu mingisugune mikrofon olema pidi, mis kergelt midagi nagu õrnalt salvestab, aga kuidas ta seda salvestab, siis ongi nagu pärast näha, et kas jääb siin mingi hääl või asi peale ka või kuidas see asi on.
kui see hääl jääb ka peale, siis oleks eriti hea. Aga noh. Uued vidinad on hästi toredad, aga neid peab ennem kõvasti näppima, kui nendega hakata mingit asja tegema. Ei ole kahjuks niimoodi, et lähed, paned tööle ja ongi olemas 1000 asja näppi. Silmanurgas seda kaamerat jälgides, siis kui ma autoga kurvi lähen, siis ta ei hoia seda pilti minu peal kogu aeg, vaid nagu keerab kuidagi ja siis lõpuks keerab jälle ikka minu juurde tagasi selle. Kui nüüd võtta see kurv näiteks, no siis ta oli ilusti. Aga siin vasakud poole kurvid, siis nagu pilt kadus nagu sinna armatuurile rohkem ära. Vaatame, kus siin selle auto parkida saame. Kõik head kohad on jälle ära võetud nagu ikka. Aga mis seal ikka? Tuleb ka parkida siin. Ennast see kohta. Ta on tehtud. Video kinni ja vaatame, mis sai.